Aga kui sa ise jälgid seda nii-öelda personaalse õppe kogu valdkonda ja kui me räägime nendest teie agentidest, et mis sina näed, et mis osa me praegusel hetkel juba saame personaalses õppes nii-öelda agendile suunata? Kas on midagi sükest, mida me praegu peaksime kindlalt välistama, nii-öelda, et inimkontakt, õpetaja kontakt peab nagu jääma või on juba praegu sükkeseid reaalseid näiteid? Praegu on nagu elame laivis, kui nii saab öelda. Et praegusel hetkel just tegeletakse selle probleemiga. Eesti teadlased on nagu maailma tasemel siin. Meie teadlased siis näiteks nagu Jaan Aru, Grete Arro, Kristjan Julius Laak ja teised on andnud oma sisendi, et milliseid põhimõtteid silmas pidades peaks see tehisaru õpilast siis juhendama, et tal oleks sokraatlik arutlemise võimekus, et talle ei anta vastuseid ette, et ta outsource'iks oma mõtlemise ja seal on igasuguseid muid aspekte ka.